Mida ma veel sellistest eripäradest võib-olla selle maja puhul, mida me saame täna vaadata, välja toon, mis võib-olla ei ole sellise klassikalise lahenduste osa, et sellel majas ei ole sauna, et lihtsalt selle kodu omanikud ei pidanud vajalikuks endale sauna ehitamist antud hoone mahus ja mis puudub on ka kamiin. Et see ei tähenda, et seda ei saaks siia näiteks ka paigaldada või panna, aga lihtsalt selles projektis lihtsalt kui välja tuua sellised eripärasid, mida tavaliselt on Eesti kodudes alati olemas, et siis seda ka siin ei ole. Ja kui sellist mööblipaigutust natukene vaadata, et siis on kindlasti ka huvitav lahendus köögi puhul, kus ei ole sellist eraldiseisvat köögilauda või söögikohta, et see on kõik selliselt integreeritud siis nagu ühtse köögilahendusena ja sellise hästi suure ja mõnusa töötasapindlauana, et esiteks saab sinna nagu alla panipaigapinda juurde, et kapid on. Teiseks kindlasti toob selle pere võib-olla sinna õhtusele söögi tegemisele rohkem ligi, et kõik on nagu ühtselt koos ja selline ka võib-olla mitte väga tavapärane lahendus, mis meil viimastes majades on natuke teistmoodi. Sauna osas võib-olla saaks juurde, kui ma tean seda projekti päris täpselt ja tean ka selle omanike mõtteid, siis ilmselt see saun oli plaanitud küll siis teha eraldi hoonena hiljem. Et majasse sisse seda ei planeeritud, aga tõepoolest valdavalt ikkagi nendele projektidele, mida me siis projekteerime ja ehitame, ikkagi saun on juba ka hoone põhimahus sisse planeeritud. Ja, aga ma näen ka siin mingit teatud muutusi, et on ka neid, kes ei tahagi majja, et tahakski, et see saunas käimine ja saunas olemine on nagu eraldi sündmus ja eraldi kogemus, et tihti hakatakse seda ka nagu nii-öelda teise hoone, abihoone konteksti nagu paigutama, et seal sellist nagu eraldi atmosfääri luua, et ka see on okei lahendus. Et natukene vanadest teadest aegadest, et jah, kui tõesti vanasti neid tehnoruume ei plaanitud, siis ei olnud üldse tavapäratu, et kui näiteks jutuks olnud ventilatsiooniagregaadid olid kuskil pööningu viimases nurgas hästi raskesti ligipääsetavad, et mis siis tulemus oli, et neid seadmeid ei hooldatud.